Tuleb välja, et ma ei oska tikku põlema panna. Vaata, öeldakse lapsele, et ei tohi tikkudega mängida. Ma ei ole mänginud kunagi tikkudega. Äkki ja viima näed. Mul tuli idee teha sellised betoonist lillekastid ja nüüd ma teengi ühte proovikat, et näha, milline see välja tuleb. See tuleb siis natuke väiksem ja pärast me teeme siis ühe suurema. Teeme vineerist hetkel selle väiksema kassi, mida siis hiljem valame betooni täis ja saamegi näha, peab paar päeva natukene ootama ja siis saame selle välja võtta ja vaatame. Hakkame oma lillepotti pidulikult avama. Juhu! No, juba avanes siin veitsa. No, näita mulle. Reppisega. Ühesõnaga, me üritasime seda siit seest kätte saada, aga tundub, et seda praegult ei saa niimoodi ikkagist. Ja üks variant oleks, me oleks saanud selle siia sisse jätta, aga siia tuli juba mingi pragu sisse ja me ei kasutanud siin sees võrku. Ja ta on siuke ägeda tekstuuriga, sest siin me kasutame hobikonkriiti ja meil jäi sellest natuke puudu, siis me pidime vähe jämedamat tsementi kasutama. Aga muidu mõte on hea, nüüd peame veel proovima. Kuna esimene katsetus läks natuke valesti, siis me otsustasime, et me paneme selle põlema, et päästa see, mis päästa annab. Mõni aeg hiljem ja alles on selline. See on ära põlend. Ma natuke siin surgin, vaatame. Siin on see katkine nurk. Aga selle vist peab siit välja nagu raputama pärast. Juhtus siis selline lugu, et siit on täiesti murdunud ja nüüd vaatame, ma keeran selle ümber. Võib-olla ta tuleb siit lahti, võib-olla mitte. Ja kui ma keeran ümber, raputan tuha välja, vaatame, mis alles jääb. Ja nagu arvata võis, siis siit tuli see tükk ära, aga see oligi proovikas, nii et järgmise teeme veits paremini. Ja siis endiselt üritame saada seda siis kätte, aga tundub, et hakkab midagi arenema. Ma sain selle sealt seest ära. Ja mis me õppisime? Me panime selle sisemise karkassi valesti kokku. Me lasime kruvid väljaspoolt, mitte seespoolt. Kui oleks seespoolt lasnud, me oleks saanud välja võtta ja kogu see jama oleks olemata olnud. Plus see on mega raske, nii et ma ei tea, kuidas me seda suurt teeme. Mis me veel õppisime oli see, et kindlasti peab järgmine kord panema mingit rauda sinna sisse, sellepärast et muidu kukuvad tükid välja. Ja õppisime ka seda, et alati ei lähe kõik plaanipäraselt. Kuna mul esialgu oli plaanis teha sinna ka graffiti peale, siis nüüd ma proovingi, kuidas selle spreiga jääb ja siis ma teen alles sellele lillepotile. Lebo. Hetkeseis on siis selline, et ma hakkan välja lõikama seda trepi osa. Kui te nägite mu inspo pilte, siis neil olid väikesed trepid ja me panemegi siis selle karkassi sisse 2 küljele välja lõigatud trepiastmed ja siis kui selle välja võtta, peaksidki olema seal astmed. Ja selleks, et seda välja lõigata, kasutan ma multitooli. Ja nüüd mõte on see, et need trepiastmed lähevad, no siin on midagi valesti ju. Midagi on valesti. Aga mõte on see, et need trepiastmed lähevad nagu siit kokku vist või? Kuna see projekt on juba nii pikale veninud, siis ma vaatan, mida ma suudan ise välja nuputada. Hetkel ma teen siis selle suurema kasti sisemist karkassi, aga mul ei ole õigeid tööriistu, nii ma natukene siin leiutan praegult tiksaega. Võib-olla see on täiesti vale asi selle jaoks. Aga, oh well, ma tahan seda valmis saada. Ma mõõtsin endale välja õige jupi, panin siia selleks, et ta päriselt sirge ka tuleks. Puidu, siis siin on täisnurk, selle järgi panin paika selle praegult, et oleks sirge. Ja nende nagladega, ma ei tea, mis need nimed on, panin kinni ja nüüd tiksaega panen siit vaatame, kuidas tuleb. No, natuke ebaühtlane, aga selle kohta, et ma ei kasutanud isegi õigeid asju, täitsa ise teen seda, siis päris okei. Esimesed 2 tükki sisemisest on tehtud ja täitsa matchivad. Nüüd tulebki, järgmine tuleb siit sisse ja siis järgmine tuleb nende 2 vahele.
siit lasen kruvidega kinni, siis tuleb põhiga mõelda. Siit laseme sisse äkki. Mul tuli just meelde, et ma praegult tegin täpselt sama vea, mis me tegime eelmine kord. Me ei tohi lasta kruvisi väljastpoolt sisse, me peame laskma need seespoolt, sellepärast, et siis me saame selle päriselt ka välja. Nii et let's undo the work that we just did. Katse 2 on siis see, et võtan selle ploki, panen selle siia nurka, lasen siit kruvidega, siis lasen kruviga siit ja kruviga siit, siis pärast saab need lahti võtta. Ei ole lihtne blond olla. Ma hakkasin praegult mõõtma, hea oli, et ma mõõtsin sellepärast, et see tundus natuke vale, et kas siit on 40 ja siit on 40. See oleks pidanud olema siin. Ja need on liiga kõrgel, nii et ma pean need jälle lahti võtma. Välja nagu mul oleks mingi suur koerapuur siin taga, aga tegelikult see on see põhjus, miks see terve projekt on nii kaua aega võtnud, kuna ma ei leidnud sellist võrku mitte kuskilt ja lõpuks nüüd ma leidsin ühest poest, nii et lähme nüüd mu töökotta, isa garaaž ja proovime selle lillepoti lõpuks ära valada. Nüüd on selline põnev koht, kus siit peab lõikama katki õigesse mõõtu, et saaks panna siia toestuseks. Selleks, et nurgad oleks 90 kraadi, ma kasutasin prussi või siis laua äärt. Ma hetkel näen siis vaeva sellega, et siia selline raam teha, sellepärast et vastasel juhul võib juhtuda nii, et kui me sinna valame lõpuks selle tsemendi, siis see kõik laguneb laiali. Ja nüüd ongi jäänud üle ainult segu kokku miksida ja see lõpuks ära valada ja siis peab mitu päeva jälle ootama, et see kõik ära kivistuks. Vahepeal tahan öelda mega suured tänud Weberile, kelle tooteid me selles videos kasutame. Tänu neile sai see projekt üldse teoks. See projekt on võtnud aega üle 6 aja ja täna on see päev, kui ma saan eemaldada selle raami, sest ta on nüüd paar päeva saanud kuivada. Vahepeal siis nii palju on muutunud, et esialgne plaan oli teha 2 treppi, niimoodi nurka, aga meil ei tulnud see välja, nii et me pidime seda plaani natukene muutma. Ja nüüd meil on ainult 1 trepp ja võtame selle raami lahti ja siis näemegi, milline see trepp tuli ja kas see tuli välja. Eemaldasin vahepeal kruvid ja nüüd see peaks lihtsalt lahti tulema. Yes! Siin on see trepp nüüd. Mu trepp on siin! Ja see tagurpidi on, siis miks see lillepott tagurpidi on? Trepp tagurpidi. Fuck me. Ma siis ma pean uue tegema. Ai perse. No, aga siis ongi abstraktne. No see on nüüd küll natuke nadi lugu. See trepp sai valet pidi. Ja ma nüüd ei teagi, kas ma peaks selle kõik uuesti alustama või lihtsalt mõtlemagi, et las see jääb nii. Sest mulle see tekstuur hullult meeldib. Kui välja arvata seda, et meil on see trepp valet pidi. Veel aru ei ole saanud, siis me oleme kasutanud selleks projektiks taaskasutatud materjale, mis on jäänud lihtsalt üle ja seisma, et oleks võimalikult nullkulu projekt. Trepp on valesti, ma ei saa seda sisu välja. See on igavene nõme projekt. Meeldi enam. Vau, Madis sai kätte selle. No võt teile. Nüüd ongi küsimus, kas, ega ma seda muuta ei saa, et see trepp nii on, aga kas ma peaksin uuesti proovima? Saate aru, kui minna? Oh, mama! Ertu, türa! Madis sai kopaga esimese kännu kätte. Yes!